Tere, mina olen Indrek Saul, ma olen kasvustrateeg. Minu esimene haridus on elektroonikainsener ja mulle väga meeldib tehnoloogia, mis teeks elu lihtsamaks. Ma olen mitukümmend aastat elanud paberivaba elu ja mitte lihtsalt sellepärast, et mulle paber ei meeldiks, vaid sellepärast, et oskusteave, mida me oma töö käigus loome, et see oleks kohe digitaalselt talletatav ja see oleks alati taaskasutatav, et kõik asjad, mida ma olen teinud, oleks ülesnäitavad. Kuni ühel päeval ma nägin Flippi. See oli esimene kord alates 2003. aastast, kus ma ütlesin, nüüd on olemas ilmselt selline digitaalne tahvel, mida tõesti saab kasutada. Ma tahan, et selle kasutamine oleks lihtne ja intuitiivne. Miks on see oluline? Inimese aju töötab kahes vastandlikus seisundis. Esimene neist nimetatakse hargneva divergentse mõtlemise olekuks. See on selline olek, mida kasutatakse ajurünnakutes, kus minu aju genereerib ideid, ühest ideest sünnib teine, seostest teiste inimestega rääkimisest tekivad uued ideed. Teine on koonduv ehk konvergentne mõtlemine. See on kriitiline mõtlemine, kus ma võtan ette ajurünnakul tekkinud ideed ja hakkan neid hindama, see on hea, see on halb, see sobib, see ei sobi. Ümberlülitamine võtab aega. See on see põhjus, miks pärast ajurünnakutele öeldakse ainult ideed, kriitikat ei tee, ei aruta seda, on hea või halb. Niipea, kui ma lülitun ümber koonduvale mõtlemisele, kaob ära mu loovus. Ja see on tehnoloogia kasutamisel, nende samade tahvlite kasutamisel üks kõige suurem vaenlane. Kui ma olen parasjagu siin hoos ja midagi räägin ja mul on mõtted ja ideed ja ma kirjutan neid üles ja siis ma tahaksin teha siin tahvli juures järgmise sammu, ja ma ei saa hakkama. See rikub ära loovuse. Ja selle tõttu on väga oluline, et need tehnoloogilised lahendused, mida me kasutame aruteludel, koosolekutel, ajurünnakutel, need tehnoloogilised lahendused peavad olema nii lihtsad ja nii töökindlad, et nad ei katkesta tööprotsessi. Need katkestused on märkamatud, aga nende hind on väga kõrge. Mida me teame esitlusest on see, et kui inimene käega kirjutab tahvli peale, siis jääb see, mida ta näeb, palju paremini meelde, kui see, mida näidatakse mehaaniliselt pildi peal. Flipil on suurepärane võimalus siia pildi peale kirjutada, ilma et ma peaks ennast segaseks mõtlema selle PowerPointi standardse kirjutamisvõimalusega. Panen siia nii-öelda kirjutamiskile peale, ütlen, hargne mõtlemine, ajurünnak. Nii. See on oluline. Ma tahaks veel tegelikult seda teise värviga, teeme punasega. Nii, teeme jämedamaks. Võimalused. Kriitika. Kriitika, ära tee. Olemas. Et minu jaoks on see väga mõnus ja lihtne töövahend selleks, et seda, mida ma tahvli peal näitan, teha, tõsta siin midagi esile, kirjutada osalejate märkusi, tähelepanekuid, mõtteid siia juurde, salvestada ja järgmine kord, kui tahan, võtan sama koha pealt lahti, jätkan, nagu poleks midagi juhtunud. Ta on mul digitaalselt olemas.